Mina olen Margit ja ma olen kodulooja. Kas teie olete ka sama õnnelikud nagu need kassid, kes esimest korda kevadel nüüd on õue saanud ja kus nad juba tahavad õue minna? Mina küll olen, kuigi talv oli väga karm ja ma pidin ikkagi küttepuid juurde kevadel tellima. Ja mul oligi toodud seda nagu metsakuiva kuuske ja sealt tuli ilusti koort, lahtist koort palju selle puuunniku all ja ma sain ilusti panna omale uue mustikapeenra ilusti multsikihi. Aga kui nüüd tagasi vaadata veel natukene veebruari lõppu, siis mul on veel mõned klipid näitamata siit veebruari lõpust ka, kus oli esimene sulapäev. Ja lumi läks nii paksuks kasvuna katuse peale, et ma olin sunnitud selle eemaldama sealt, et ei juhtuks mingit õnnetusi, sest kile ei ole teatavasti väga vastupidav. No ma arvan, et ka klaaskasvuhoone pealt oleks pidanud lume maha lükkama, sest see sulades läheb väga-väga paksuks. Aga ma poleks uskunud, et nii lihtne on seda sealt maha ajada. Ma lihtsalt natukene väikese sellise nagu luuakesega või arjakesega koputasin hästi õrnalt, et mitte kilele nagu liiga teha. Ja ta nii ilusti vaikselt, sujuvalt nagu voolas lihtsalt sinna maha, et see oli nagu väga selline nauditav töö. Et ei pidanud üldse palju vaeva nägema ja põhimõtteliselt 10 minutiga oli mul see kasvuhoone katus tühi. Talvel ma ju üritasin ka korra natukene seda nii palju, kui ma ulatasin seda lund vähemaks võtta, aga sealt päris kõrgelt ju ikkagi ei ulata. Ja siis mõtlesingi, et okei, ma ootan sulani ja siis kui tulevad sulailmad, siis ma teen selle niimoodi kergusega nagu läkski. Et seda oli jah mõnus teha. See lumi lihtsalt voolas ja pärast oli väga korralik paks lumehang seal kasvuhoone kõrval, mis on veel siiani natukene seal, ei ole veel päris ära sulanud, kuigi lumi on ju meil enamasti juba sulanud. Et nii olid siis sellega lood, aga siis ma vahepeal proovisin teha ise šokolaadi ja ma kuskilt nägin, et saab väga edukalt teha lihtsalt kookosõliga. Panna kookosõli siis kakaopulber ja magusaine. Mina panin mett, aga oleks võinud panna mingid siirupid, mis oleks nagu paremini tahenenud või sulanud selle õliga kokku. Sest siin ongi näha, esimene tahvel tuli ilusti välja, aga sinna teise tahvlisse sai juba siis, kuna ta ei segunenud nii hästi ära, siis need mesi jäi natukene nagu sinna põhja ja teise tahvlisse sai siis see põhi. Ja siis ta jäi natuke nagu selline pehmem, aga lapsed pettis täiega ära. Nad küsisid kohe veel, et tee veel seda šokolaadi, see oli nii hea, et seda tasub proovida. Aga mu head sindid on ühel ajal juba õitsenud ja siis ajas veel uued lehed, aga millegipärast nad tšissid tulevad nii aeglaselt. Ainult väiksed otsad on väljas, et need võtavad veel aega. Ja siis ma mõtlesin, et üks kevadine väikene tuuninguprojekt oleks ka paras aeg ära teha, et varsti on sellised ilmad, kus sa saad juba lihtsalt tagi peale panna omale. Ja mul oli üks vana selline täiesti tavaline lihtsa lõikaga teksatagi ja ma mõtlesin, et tuuniks seda natukene. Et kuna mul on ju igasugused nööpe asju ja kangajupp, et teeks ta nagu natukene selliseks nagu värvilisemaks ja ilusamaks või ma ei tea, kas just ilusamaks, aga vähemalt selliseks, mis püüab rohkem pilku ja mis on nagu rohkem kevadele kohane. Vähemalt mulle meeldivad sellised särtsakamad asjad rohkem, kui mitte lihtsalt minu kapis eriti musti riideesemeid üldse polegi, sest mulle meeldivad värvid ja mulle meeldib kuldne ja kõik selline natukene plingi ka ja see teeb minust väga ägedaks. Ja siin ma natukene üritangi siis seda nagu disainida või mõelda, kuidas siis seda teha. Ja siis ma tahtsin kindlasti ka natukene kangast ees kasutada seal ühe paani nagu välja asendada mingisuguse kangaga. Mul tegelikult oli soov teha seda sellise sinivalge triibulise kangaga, sest mul olid seal mõned mereteemalised nööbid ja prossid. Siis ma mõtlesin, et oleks ägegi teha selline mereteemaline tagi ka. Aga ma ei leidnud ühtegi lihtsalt sinise ja valge triibulist kangast. Mul oli kunagi küll, aga ju ma olen siis ära kasutanud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma panen siis lillelise, et seda on väga lihtne sinna asendada. Sa lihtsalt paned selle niimoodi nööpidega kinni, pealmine pilt nagu üles poole ja siis õmbled sealt pealt läbi täpselt mööda seda vana õmblusjoont, et ääred ilusti kinni ja siis lihtsalt lõikad selle teksariide sealt pealt ära ja kogu lugu.
sest eks sa jääbki niimoodi natukene, kui ta hakkab natukene hargnema, jääbki natukene mõnusalt nagu narmad ja hästi ilus jääb, et noh, ka sealt ta otseselt ei hakkagi hargnema, sest ta on õmmeldud sealt mitu korda läbi see paksu õmblusega ja see nagu probleemiks ei osuta kindlasti. Ja siis ma lõikasin ära need ääred ja siis hästi peenikeste, kas siis küünekääridega või mingite spetskäside kääridega proovid lõigata seda sealt pealt kõigepealt augu sisse, et seda alumist kangast siis niimoodi auku sinna ka ei lõikaks, et noh, et saaks ikkagi ainult selle pealmise kanga kätte. Ja see on võimalik ja siis jääb väga äge. See arutamine jah, võtab natuke aega, aga põhimõtteliselt on see selline mõnus nokitsemine, ütleks nii. Et ma olen varasemalt ka mõnesid tagisid tuuninud juba. Võib-olla isegi on üks kapis, aga ma olen osad ka juba ära jaganud või uuskasutusse viinud, mis noh, tahad ikka ju vaheldust ja lihtsalt mõnikord mõni asi tüütab ära ja tahaks midagi uut. Et ma olen varasemalt teinud ka niimoodi, et ma olen pannud nagu pitsi tagi alumisse äärde nagu värvli külge, et pikenduseks ja selliseks aktsendiks ja on ka väga lahe jäänud. Ja ma olen teinud ka niimoodi, et ma olen pannud heegeldatud nagu pitsi sinna kanga asemele, et jääb selline nagu natuke läbipaistev. Aga seekord ma ei tahtnud, et nii jääks, sest mul oli plaan panna seljaosa peale see linik. Aga noh, siin ma ei õmble või eemalda seda aluskangast ära, vaid ma lihtsalt õmblesin selle liniku sinna valge siksaki pistega külge, sinna selle tagi külge ja siis lõikasin liigse ära ja ta ei jää hargnema, et see siksakiga jääb väga okei. Ta nagu kinnitab need pisted ilusti ja sa ju teed muidu ka oma lõiked siksakiga üle ja ei hakka eriti hargnema, et see isegi kui ta natukene hakkab, see ei ole probleem. Et see on ka mingi kuskilt kaltsukast sentides saadud linik, ma ei ole seda ise heegeldanud ja tal olid juba väiksed plekid ka peal, nii et niikuinii poleks saanud seda mujal kasutada. Aga siis sinna jäi üks väike selline paha augukoht või selline, et ei läinud ilusti mustrisse, siis ma lihtsalt õmblesin või lõikasin sinna väikse tüki peale ja õmblesin selle sinna kinni, et jäi nagu ilusti siis äär. Et ei olnud nii väga enam, eemalt ei jää enam väga näha, et seal selline augukoht on, et ei jää häirima, et on nagu sümmeetriline. Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma sealt keskelt ju ei õmmelnud, need motiivikesed jäid natukene õhku ja kuna mul veel nööpe oli ka palju, siis ma lihtsalt õmblesin iga motiivi keskele veel ühe sellise hõbedase nööbikese, mis ühtlasi siis kinnitab need motiivid ja selle liniku tugevamini sinna külge ja annab natuke jälle sära. Et see käsitsi õmblemine on minu arust nii äge, et mul ka üks sõbranna otsustas, et ta õmbleb omale täiesti käsitsi kleidi, mis on ka väga-väga selline vähe levinud asi vist tänapäeval, et keegi ei viitsi enam käsitsi midagi teha, aga mõtle, kui sa ikkagi käsitsi oma enda käega, mitte ühtegi masinat ei kasuta, lihtsalt õmbled, sa näed väga palju vaeva iseenesest, mis kõige rohkem nagu aja mõistes, mitte et see nagu raske oleks, aga lihtsalt aega kulub palju-palju rohkem ja mõtle, millise väe sa selle kleidi sisse siis oled pannud, nii äge, ma arvan. Aga minu tagi siis esialgu on selline, ma nagu pole veel kindel, kas ma selle jätan nii või panen siia veel midagi või võtan midagi ära. Et kui ma teda kandma hakkan, et ju ma siis mõtlen edasi või vaatan edasi, et ma sinna alla värvli külge panin ka siis mõned nööbid. Ja selja tagant jäi ta siis praegu selline, minust täitsa nunnu, et vähemalt ei ole selline väga üksluiselt igav sinine ja siis alla äärde siis panin nii hõbedasi kui kuldseid nööpe veel juurde. Ja siis ma mõtlesin, et maja võiks ju ka hakata kevadiselt juba kaunistama, mul on selline ilus galerii elutoas, kus on ilusad nagu sellised vanad pildid ja ma leidsin kunagi ühest kaltsukast ka sellised tikitud ka nii lillepildid kui kevadised sellised aedviljapildid ja siis ma mõtlesin, et nüüd on ka see aeg, kus võib need välja riputada, selline nii äge redise pilt minu arvates, ristpiste tehnikas tikitud.
ja mul on seal ka selliseid roose ja muid lilli, mis on mul ristpiste, mitte minu enda tikitud, aga kuskilt poest leitud. Ja siis mul oli idee, et ma panen selle lapsetoa ukse peale mingi sellise läheda südametest vaniku, mis on ka käsitsi õmmeldud ja väga-väga armas. Seal on ka sellised nööbikesed ja ma löön siis sinna otstesse sellised imepisikesed naelakesed, mille külge saaks siis seda vanikut kinnitada. Et need naelu iseenesest nagu näha ei jää ja pärast ka hiljem saan neid siis seal kasutada midagi, näiteks jõulude ajal midagi muud riputada või mingi muu pühade ajal midagi muud riputada, et need südamekesed on tehtud sellised linasest riidest ja ilusad lipsukesed on seal ka peal ja minust väga armas kaunistus ja oleks sobinud ka nii-öelda veebruarikuusse, kus oli sõbrapäev, aga ma ei ole nagu selline suur sõbrapäeva tähistaja olnud. Ma pigem tähistaksin nagu kas siis pööripäeva või kevadpüha või jaanipäeva või noh, selliseid huvitavaid päevi. Aga sõbrapäev tundub minu jaoks natuke võõras, nii nagu ka see Halloween, millest ma ei tea midagi, mida ma ei tähista, aga lapsed nõuavad, et peab olema midagi, siis ma olen nagu neile ikkagi vastu tulnud, sest kõigil ju on ja siis nemad tahavad ka midagi, et ma ise väga ei poolda. Selline siis see vanik sai. Siis ma mõtlesin, et esikusse võiks teha ühe sellise kevadise installatsiooni. Mul on sellised kandikud kodus, neid on mul isegi mitu tükki, aga ma mõtlesin, et okei, ma panen sinna sellise, ma jäin mõtlema, mis materjal see on, ma ei tea, see on mul ka olnud Iidamast kapis ja ma pole sellele nagu kasutust leidnud. Siis mõtlesin, et nüüd on see õige aeg vist ära kasutada. Ta ei ole nagu heie, aga ta on selline nagu tugev, nagu oleks paberist või ma ei tea millest. Või linasest või ausalt öeldes ma pole kindel, ma kindlasti tean kunagi, kuidas selle materjali nimi on, aga mul ei tule ta lihtsalt hetkel meelde või millest see tehtud on. Et kui keegi targem teab, siis võib siia alla kirjutada, aga mul hetkel ei meenu ja siis ma panin selle nagu linnupesa kujuliselt sinna peale ja need käsitöömunad on mul juba, ma ei tea ka, mis ajast kaunistuste sahtlis olemas ja siis ma mõtlesin, et ma panen mõned linnumunad sinna, et ma ei hakka päris muna panema. Ja minu arvates jäi väga nunnu. Ja et panna teda sinna laua peale, siis ma võtsin jõuluse liniku esikust ilusti ära ja panin sinna ühe kevadise ka käsitsi tikitud liniku, mis on ka saadud kuskilt taaskasutusest ja sobib ime hästi praegu sinna kevadiseks kaunistuseks, annab niimoodi särtsu ja romantilisust. Ja täiesti tavalised sireli oksad aiast, sest need olid sellised kõige harulisemad ja kuhu on nagu hea midagi riputada. Ma alguses mõtlesin kaseokste peale, aga no seal need on nii imepeenikesed ja õrnad, et sinna oli nagu väga raske midagi riputada, aga need sireli oksad on sellised tugevamad ja neil on rohkem harusid. Ja siis väiksemad munad, mis on ka, ma arvan, et porolonist või millestki, siis nad on imekerged. Ja nad on nagu kaunistatud, mõnel on ka nagu suled küljes ja mõned on nagu värvitud ja mõnel on nagu mingid niidid küljes ja sobivad imehästi sinna okste külge. Ja selline kevadine installatsioon mul sinna esikusse sai, et päris tore jäi minu arvates. Mõned munad olid vist natuke ka kuldsega tehtud ja mul on seal ka veel mõned küünlad ja veel paar sellist kevadist pilti ka pandud. Sest varsti ongi juba ju munade püha aeg ja saab mune hakata värvima. Ja siis elutuppa riiulisse veel panin oma rebastele jänese sinna sõbraks, et mis las ta istub seal ja valvab neid rebaseid. Ja siis ma mõtlesin, et ma näitan teile väga vanasid ajakirju, mille omanikuks ma hiljuti sain. Need on nagu 38. aasta maretid. Mul on nagu terve aasta nagu väljalase seal kaustas olemas kõik ajakirjad ja need sirvisin neid ja nad on nii huvitavad, et neid on nii tore vaadata. Mulle eriti meeldivad pildid seal vahel. Seal on nagu nii ägedad vanad pildid, kuidas vanasti hoopis teistmoodi
need inimesed nägid välja ja kuidas see pildistamine käis, kõik see tehnika, see tundub nii huvitav. Siin on näiteks mingid filmitiivad ja mingid uued filmisoovitused, nii lahe. Ja no vaadake neid naisi, kes tõesti sel ajal olid nii elegantsed naised, et moeajakirjades on sellised väga-väga elegantsed ja naiselikud kleidid ainult, et ma ei näe mingit pükse ega midagi. Et ma ei tea, 30ndatel vist oli see naiselikkus nagu oma tippkõrgetkes, mul on tunne niimoodi, et siis vähemalt neid ajakirju vaadates on selline tunne väga-väga äge. Ja kõik nendele kleitidele on seal ka lõiked vahel olemas, nii et ikka võimalik veel teostada ja teha. Ja käsitöö lõiked ja need kudumid, no nii naiselik, väga-väga ilus. Et lihtsalt huvitav oli nagu vaadata ja lugeda ka üht-teist, et see kuidas see kõneviis oli tol ajal, oli juba huvitav, näiteks siin artikkel puuderdamisest ja no need retseptid ja noh, nii lahedad, et vahepeal tasub vaadata selliseid vanu asju ja mõelda, kuidas siis elati. Aga jah, vaadake neid, kas või neid kaanepilte, no nii lahedad ja värvilised ja rõõmsad ja ei ole mingit reklaami täis, vaid on lihtsalt selline ajakirja pealkiri ja hind ja kogu lugu. Nii lahedad. Ja need fotod kõik on tõesti lummavad. Noh, näiteks siin on nüüd mingi suve ajakiri, siin on suvemood. Millised ilusad kleidid kõik naistel olid. Ja kui sa vaatad, kui kraatilised need pildid on ja millised toonid, nii inspireeriv kuidagi, kuidas tol ajal ka kanti hästi palju peakatteid ja kübaraid ja ehteid ja naised käisid vist kõik ainult kleitide ja seelikute kõpskingadega. Ja siia lõpetuseks siis jõuluajakirjast veel paar nii-öelda stiilinäidet, siin on natukene käsitööd ja jälle uute filmide kohta ja mitu lehekülge on siis neid jõuluretsepte, et on siin jõulukeeks ja õunakook, õunavorm ja mingi jõulutort ja siit sujuvalt läks pilt üle kirjukoera peale, et kuna ma siin hetkel valmistun meie naistepäeva piknikuks, mida meil oli perega plaan teha, et mul vanem tütar tuleb ka koju ja mõtlesime, et lähme teeme looduses sellise mõnusa väljasõidu. Ja tuli tõesti väga-väga mõnus päev, ilm oli ilus ja kõik oli ilus. Ja kirjukoer on üldse ju laste selline suur lemmik, et me tihtipeale, kui on mingi sündmus, siis teeme ikkagi seda kirjut koera, siis see lastele alati meeldib ja enamasti kõigile meeldib. Ja meie laud oli väga pidulik ja rikkalik, et minu tütar tegi ka meile tiramisut kodust kaasa ja siis kaunistas ka purgid imeliselt ära ja siis mina tegin veel lavashi juustu selliseid krõpsusid, mida me sõime siis avokaado ja tomatikastmega ja siin on veel banaani šokolaadileib ja ühesõnaga see oli väga õrgutav, selline piknik. Käisime, ronisime ennem tornis ära ja vaatasime vaated ära, lumi on tõesti juba paljudes kohtades sulanud. Aga kaugel siis see kevad enam on, et loetud päevad ainult veel jäänud, kui linnud tulevad tagasi ja ilmad lähevad soojemaks ja saab juba näha rohelust õues. Praegu veel natukene jaheda võitu, aga ikkagi ilus ja saab juba vähemate riietega hakkama, ei pea enam ennast nii paksult riidesse toppima, mis on väga suur asi. Ja seal samas torni taga on selline mõnus sarapuu metsakene, siis me lapsed avastasid, et seal on sellised murdunud puud, mille otsas ronida, siis tegime seal väikse fotoshooti ka veel. Et selline see torn praegu on ja seal on ka küttepuud olemas, kui tahad minna grillima ja nautima. Aga kuna mul oli tütar kodus külas, siis mõtlesime, et meisterdame ka ikkagi midagi, sest meile mõlemale meeldib väga midagi meisterdada. Ja mul oli selline, ma olen vist seda oma tänavat näidanud ka teile, mul on seal tänaval kuuriaken, või tegelikult on ma kutsunud teda sahvriks või sahvriaken. Ja ta on selline, mitte nagu väga funktsionaalne või teda mitte väga praktiline ka, sest selline
pime tuba on seal, noh, väga valgust annab minimaalselt ja mul lihtsalt seal mingid väiksed vaasikesed reas. Ja mul oli väga-väga ammu juba plaan, et ma tahan oma krundile kuskil sellist pisikest Haldjate küla teha. Ja siis me vaatasime tütrega ringi mööda seda hoovi ja avastasime, et see aken oleks ideaalne koht, õigemini noh, tema tuli selle peale, mina alguses mõtlesin, et teen puu alla või kuskile katuse räästa alla, aga no see aken on ju palju parem koht, esiteks sinna vihma ei passi saja peale ja keegi ei lähe ja tuul ei aja seda ära, ühesõnaga ideaalne koht, et kuhu teha selline väike salakülakene. Ja siis tütar arvas, et panna sinna selline papist taust, kuhu siis kleepida mingit naturaalset materjali, antud juhul mul oli siis seda puukoort, et jääks selline nagu metsatunne rohkem. Alguses mõtlesime ka sambla peale, aga see sammalt mul nii palju veel ei ole ja see on nagu külmunud veel maa küljes. Ja siis Haldja tulekesed kinnitasime selle puukoore külge, et jääks, kuna see on ju selline pimedam aken, siis et see valgus jääks ikkagi ka külas näha ja oleks selline nagu pimedal ajal ka väga efektne. Ja siis kinnitasime selle sinna tagumise akna külge, see tagumine ta on nagu kahekordne aken, et tagumine aken käib ka lahti vajadusel. Panin hästi natukene liimipüstoliga sinna liimi taha, et ta jääks püsima, et ei kukuks ümber. Ja need tuled jäid ilusti sinna puukuure vahele kinni, et need ka ei kukkunud. Ja siis me leidsime puukuurist väga laheda sellise oksa, mis oli tegelikult kütteks mõeldud, aga ma arvan, et see on kas mingi õunapuuoks või ma ei tea, mis oks. Aga tal need harud olid nii tugevad ja suured, et kohe arvasime, et sinna ju võiks kiige riputada. Ja see pealmine osa oli ideaalne just üheks linnupesaks. Ja kuna mul olid sellised miniatuursed linnud olemas, no ma olen aja jooksul kogunud natukene seda kraami ka, et seda Haldjaküla endale teha, et kui ma olen kuskil näinud, kuskil kas kaltsukas või kuskil mingit sellist miniatuurset asja, mida võiks kasutada, siis ma olen ikkagi haaranud. Kuigi me enamus asjad oleks saanud ka ise teha käsitööna, nagu me selle kiigu tegime või linnupesa või. Et nii samamoodi oleks saanud ka selle majakese tehtud, aga mul oli ka üks maja leitud ja mul olid ka ühed sellised miniatuursed inimesed olemas ja veel mõned kaev oli olemas ja veel mõned asjad, et see sisuliselt oli ainult tegemise rõõm. No vaadake, kui armas see linnupesa jäi. Siis ma panin sinna kile alla igaks juhuks, sest see sammal, mille ma panin sinna, see oli väga märg ja mudane, et ma ei tahtnud, et see nagu seal hallitama hakkaks või seda puud mädandama. Et musta kilekoti lihtsalt lõikasin sinna parajaks. Ja sinna peale siis sättisime seda sammalt nii hästi kui oskasime. Ja siis hakkasime seda kaunistama. Et jah, sammalt oli veel raske natukene kätte saada, sest et on veel maapind ikkagi külmunud. Aga imearmas tuleb see. Ma olin väga rahul selle meisterdusega. Ja siis mul oli veel, ma ei tea, kust ma selle aia leidsin. See on ka, no see on vist plastmassist, aga teised kõik enamus asjad on sellised kas puidust või keraamilised. On mingid väikesed keraamilised potikesed isegi mul seal olemas, et mis sobisid ime hästi. Ja selline seenemajakene ja siis aiamaa tuli sinna ja üks uks on seal taga ja jänkud on ja kastekann on mehel käes ja kõik see tuli nii nunnu minu arvates, et siin on kaev ja siin on naine koogikesega ja selline unistuste maja sisuliselt, mida ma olin ammu juba tahtnud ja mis nüüd lõpuks siis naistepäeval siis teoks sai. Selline on siis kinnise aknega vaade. Aga selline see video seekord sai. Imelist kevade algust teile ja tšau!